see on meie esimene filmi ja sarjateemaline video. Me väga armastame vaadata filme, sarju, see on meie vaba aja veetmise üks põhitegevusi. Ja mõtlesime, et alati on huvitav lugeda, kui keegi kirjutab või teeb mingi video nende filmide ja sarjade kohta, mida ta soovitab. Mõtlesime, võime ka soovitada midagi või mitte soovitada. Me teeme siis 10 viimast, mida me oleme näinud. Eile me vaatasime ära Netflixis filmi You People, peaosades Jonah Hill ja ma ei tea, mis selle tumedanahalise tüdruku nimi on, ma ei tea. Aga kõrvalosas on veel Eddie Murphy näiteks. X-Filesi mehe nimi on David Duchovny. Tema mängib seal. See on halb film. IMDb annab 5,6, ma annaks nagu 4 vaevu, 3. Ei soovita. Ma ei tea, mulle alguses nagu isegi meeldis, aga siis teine poolik läks kuidagi ära, kuidagi nii, mitte usutav. Film on sellest, kuidas siis mustanahalised ja valgenahalised inimesed Ameerikas elavad ikka hoopis erinevates maailmades. Ja kui nende maailmad puutuvad kokku, näiteks kui üks mustanahaline inimene armub teise valgenahalise inimesse, kuidas siis see nende pere hakkab mõjutama neid ja kuidas ühiskond mõjutab neid ja nii edasi, aga see kõik on, see ei olnud usutav, see peaks olema nagu komöödia, see ei ole ka naljakas ja see oli bla. Ja kui Ameerikas selles mõttes ka tõesti asjad on nii halvad, et tõesti pulmas peavad mustad ja valged inimesed istuma eraldi, no siis on ikka väga halb, et ühesõnaga see on halb film. Halb pikalt, ei räägigi. Kinos käisime Eestis, vaatasime 3 filmi. Avatar 2 ehk The Way of Water. No meeldis meile, aga mitte nii väga kui esimene osa on ju. No olgu öeldud, et James Cameron on muidugi geenius ja enamus tema filme on super head filmid. Ja see esimene osa sellest filmist on muidugi fantastiline, lihtsalt suurepärane film, tõesti ütleme 10. üks suuremaid filme Hollywoodist. Aga kui me nüüd seda teist filmi tulime vaatama, siis me ütlesime, väga hea film ja siis hakkasime kritiseerima järjest. Aga me rääkisime sellest palju, see näitab, et filmis on midagi meie jaoks, sest tavaliselt, me oleme, võib öelda, me oleme päris palju filme vaadanud elu jooksul koos, et ja laus ka, aga koos rohkem, sest kuidagi sina oled toonud selle filmi maailma rohkem. Et siis, kui filmil ei ole midagi, siis me ei ole midagi arutada ja siis kuidagi ongi nagu igav, aga siis, kui me räägime pikemalt on ju, siis järelikult on midagi. Midagi ikka oli. See põhikriitika asjad, et liiga spoilerid ei tee, aga see ulmemaailm või see teise planeedi maailm, see teises osas pole pooltki nii lahe kui esimeses osas. Siis kohati oli see lihtsalt nagu kuidagi jällegi labane sellepärast, et kalad olid samasugused nagu meil siin maaplaneedil. Ja ootused olid ka, et sellepärast, et ta ju hästi kaua tegi seda või 10 aastat oli siis eelmisest sellest. Või isegi rohkem. Või rohkem, 10 või isegi 11-12 aastat. Aga lihtsalt, et me ootasime seda juba piki silmi ja siis me mõtlesime, et nüüd, et tuleb, et nagu äkki ta lõi tõesti mingi veel lahedama maailma, kui seal vee peal. Või ta tähendab selles. Aga ei olnud päris see. Ei olnud, jah. Seal polnud ka sellised nagu üllatud. Ja mõned asjad lausa häirisid. Kui tullukad hakkavad tegema maoride liigutusi ja nendel on maoride tätoveeringud. Nagu selles mõttes, et miks peaks olema kuskil kaugel. Need avatarid on ka nagu indiaanlased selles mõttes. Aga miks peaks olema kuskil kaugel universumis inimesed kandma samasugused tätoveeringuid. Nad saaksid samastuda. Ja nad teevad samasugused liigutusi neid ja see keele näitamine, see kõik, mis on maoride kultuuri juurde kuulub. Miks nemad teevad neid asju? Ja siis mind häiris see, et näiteks noored, ma saan aru, et sõna bro ehk nagu brother, et see on nagu väga levinud, see mis vanasti oli dude või mate või midagi sellist. No ma ei tea, võid ikka oma sõbra nimega ära õppida, nagu kõik on bro. Just let it go, bro! Do not call me bro!
hakkas häirima pika peale mind, kui noored omavahelselt. aga võib-olla see on see side, seose film, et see 3. osa nüüd tuleb järgmine aasta, ei pea kaua ootama, et äkki ta siis toob kõik kokku. Aga no jah, selles mõttes tugevuselt jah, ei ole nagu. Ja mis mind veel, see häiris veel, mäletad, kui üks hetk oli niimoodi, et see on alati muidugi, kõikides action filmides on niimoodi. Aga ära räägi. Ei, no ma ei räägi ära, aga selles mõttes, et kui on mingi hetk, kus mingid pooled põrkuvad kokku, see on teada, et Avataris on 2 maailma põrku kokku, on ju. Ja kui mingi hetk on niimoodi, et kõik teised kõrvalosalised nagu kaovad ära ja on ainult mingid peategelased, kes võitlevad omavahel, see on väga kahtlane alati. Selles mõttes, et see justkui pole läbi mõeldud, et muidugi fokuseeritakse mingitele peategelastele, aga kuhu need teised kõik kadusid, nagu lihtsalt vajusid ära kuhugile tunniks ajaks, kuhu, et see on arusaamatu. Ja IMDb annab sellele filmile 7,8 ja ma ütleks, et see vist enam-vähem või isegi ma annaks isegi allapoole või 7,5 või midagi. Ja siis üks asi on veel selle filmi puhul, et seal ei ole nagu lõõgastusmomente. Ja hästi pinev on jah. Kogu aeg on see pinge. Või sa tahad vahepeal naerda või midagi sellist. Et seal ei ole nagu väga palju huumorit või mingit sellist malbemaid hetki, et ta kogu aeg nagu kruvib, kõik nagu eskaleerub ja läheb hullemaks ja hullemaks ja hullemaks ja hullemaks. Et sa nagu 3 tundi oled pinges justkui, et see on ühes külles nagu kihvt, aga teises külles see nagu väsitab sind, et sa tahad mõnikord nagu filmi jooksul lasta rahulikumaks tooni. No ühesõnaga, film on hea, ikkagi soovitame, aga mingid asjad hakkasid häirima, jah, I see you. Siis me vaatasime 3 filmi, mis olid sellel teemal, et rikkad imevad ja rikkad saavad oma palga kätte ja saavad karistada. Need on siis Kurbuse kolmnurk. Tegelikult elus ei ole nii. Never happens. Rikkad ikka pääsevad ja saavad ainult raha juurde ja vaesed ikka jäävad vaesemaks. Kurbuse kolmnurk, mida käisime vaatamas kinos ja kinos vaatasime ka Menüüd ning Netflixis vaatasime Glass Onion. Mulle nendest 3-st Glass Onion meeldis kõige rohkem kui sul. Mulle meeldis Kurbuse kolmnurk. Kurbuse kolmnurka väga kiideti ja Menüüd kiideti ka ja mulle kumbki ei avaldanud eriti muljet. Nende kõikide hinne IMDb's on 7,2–7,5. Ma võtaks punkti võrra madalamaks kõik. No see Menüü oli kõige nõrgem kindlasti, kuigi meie olime hästi palju haipi kuulnud sellest, et see on ka jälle usutav. See ongi alati filmis, kui ei ole nagu usutav. Ja hästi palju on filmidest nüüd see Glass Onionis oli ka tegelikult, nad pididki rikkad olema, aga nad kõik on niimoodi sätitud nagu päriselt, võib-olla on mingid inimesed on sellised. See oli selles You People ka. Ja ma ütlengi, et nad on sätitud ja Seks ja linnas ka. Jah. Et see on nagu kuidagi. Et nad kõnnivad niimoodi, saavad lavale niimoodi, riided ei ole nagu nad istumisest kortsusega midagi ja kõik kehted on, see on täpselt niimoodi, Seks ja linn meile meeldiski, sellepärast oli nagu elu päris. Nüüd nende elu oli seal nagu, ma ei tea, moeshow. Nagu moeshow, jah, just. Et see on imelik, jah. Jah, veits võlts nagu. Aga see Glass Onion on siis järg filmile Knives Out, kus mängib samuti peaosad Daniel Craig. Ja kui suurest see on päris hea. Ta nagu justkui üleminek James Bondist. Ei, talle sobib see. Ta on uurija, justkui selline, aga see on, ta on nagu maailma parim uurija. Nagu selline, mis see on nagu monk või see prantsuse. Poirot. Aga ta on hästi siuke, lahe, irooniline seal või selline. Ta on irooniline tegelane selline. See on okei. Mulle meeldis, aga ükski nendest 3-st ei ole mingi superfilm. Jah, nad on siuksed, jah. Vähemalt meie maitsele. Tasub nagu, võib vaadata, neid küll soovitab. Ja kinos käisime vaatamas veel lapsega Erik Kivisüda, Eesti film ja Strange World, mis oli multikas. Sina Erik Kivisüda ei käinud vaatamas. Miika lendas 2 meeldis rohkem Strange World, või see, vabandust, just Erik Kivisüda. See oli üllatus. Ta ise valis selle, kusjuures me lasime tal filmide hulgast valida, kus oli ka üks Sarviku multikas, ta ei valinud ootamatult seda, mis oli lahe. Aga see oli talle ka kohati Erik Kivisüda, ta ütles, et kohati oli jube. Ta oli seda alguses ja lõpus oli jube. Ja võib-olla see ei ole päris 5-aastasele mõeldud, aga samas ma arvasin, et ta on üsna meil selline nutikas, et ja ta saigi paljudest asjadest seda aru. No ta rääkis kindlasti rohkem kui sellest Strange Worldist. Mulle see Strange World ka meeldis, et see on selline fantaasiamaailm ja minu meelest hästi lahendatud. Sulle ei meeldi see Eesti film Erik Kivisüda, siis see on näha, et see vist pidi olema Eesti kõige kallim film või midagi sinna kanti, et aga seal on näha, et raha oli. Kõik on nagu oli
päris niimoodi ilusasti tehtud ja efektid olid 3D efektid või noh, need arvutiefektid, eriefektid ja siis kostüümid ja kõik oli hea. Oli selline okei film, päris okei. Võib vaadata. Nii, siis me vaatasime ühe sarja ära, mille nimi on Kaleidoskoop. See on selline Netflixi uus sari, mida ka kiidetakse. IMDb annab talle 6,7. Peaosas mängib Giancarlo Esposito, kes tegi hea rolli Breaking Badis. Ja minule see sari väga ei meeldinud, ta oli selline okei. Ja selle sarja puhul on see, et iga osa, kokku oli vist 7 või 8 osa, iga osal on selline nimi on seotud mingi värviga, et blue episode, ma ei tea, orange episode. Ja mõte oli, aga see ei tulnud nagu päris välja. Ja siis on see, et selle sarja puhul on rõhutud, et seda võib vaadata suvalises järjekorras. Et sa ei pea vaatama nagu kronoloogilises järjekorras, vaid suvalises. No vot, ma ei kujuta, et ma viitsiks seda sarja vaata veel mitte kronoloog. Kui sa vaatad viimase osa ära, seda saad ju kõik teada nagu. Või tähendab, siis ei saa muidugi neid seoseid aru, aga noh, ma ei tea. Aga need seosed ei olnud ka nii sügavad ja selles mõttes väga sarnane sari on Money Heist, mille nimi on siis La Casa de Papel originaalkeeles ja see on palju kõvem. Et kui ongi Kaleidoskoopi IMDb's on 6,7, siis Money Heistil on 8,2. Ja see ei ole ilma asjata. Seal on kõik see casting on kuidagi parem. Ja, seal on meeldejäävad tegelased, ehk casting on väga hea. Seal on meeldejääv muusika, mis on üsna haruldane võib-olla sarja kohta, et seda Bella Ciao'd pärast kõik, ka kaasartud meie laulsime ja ümmisisime. Seal on meeldejäävad kostüümid. Ja lugu on mitmetahuline. Rääkimata sellest, et sellega juba tehakse nänni väga palju maailmas, see läks nagu käima. Ma ei kujuta, et selle Kaleidoskoopiga keegi viitsiks. Et selles mõttes, et need on sarnased, et kui te tahate vaata sellist sarja, kus plaanitakse mingit röövi ja selle röövil justkui suurt röövi ja sellel röövil on justkui mingi veel, ütleme, tagamõte, mitte lihtsalt raha saamise pärast. Inimeste lood. Ja nende inimeste lood, nende omavahelised lood ja seosed, sest see Money Heist ehk La Casa de Papel on palju parem kui see Kaleidoskoop. Ja siis me vaatasime sellise filmi nagu White Noise. Ei tea, kas üldse mäletadki? Ma ei saa sellepärast, see ongi film, mis oli täitsa suvaline. Sa vist ei vaatanud selle lõppu isegi minuga ära. See oli see Adam Driveriga. See oli see, ja ma ei vaatanud seda. See on segane film ja see IMDb's on 5,7. Ma ei annaks isegi nii palju. See on hästi segane lugu ja ma ei tea, ma ei saa ka muffigi aru või noh, ta nagu tüütuks muutus ja ta ei olnud nagu... See oli see, kus vihma sadasid mingi viirust? Ja, see on jura. No ja ma läksin magama ära. Ja, ma ei julge seda soovitada. Aga mis on huvitav, selles filmis mängis Adam Driver, ma tahtsin Adam Driverist rääkida, et ta on üks sellist noorematest näitlejatest. Ja nooremate all ma mõtlen kõiki, kes on sündinud hiljem kui mina või sina on ju. Ta on sündinud 83. Ta on noorematest näitlejatest üks sellised vähesed, kelle nime ma mäletan. Muidugi ta on ka väga hea näitleja, päris nimi muidugi, Adam Driver, mis on ka näitleja nimena hea. Aga minu meelest on ta ka... Ta ei olnud nagu väga tugev näitleja minu jaoks või... Ei, selles filmis mitte jah, aga ma mõtlen, ta üldse näitlejana on väga paljudes filmides. Ei, ma ütlen, et ta nooremana nagu ma ei mäleta teda nii väga... Ei, aga ongi, ta tegelikult, ta ongi tegelikult suht vähe teinud oma karjääri. Ei, sellest me rääkisimegi, et nüüd ta on teinud 10 aastat karjääri põhimõtteliselt ainult. Et ta on 12 aastat teinud karjääri. Siis ma ei mäleta teda, mida ta ei olnud. Ta ei teinudki. Ta kõige rohkem sai tuntuks laiale publikule Star Warsiga, kus ta mängis Kylo Ren'i, mille puhul teda palju mõnitati oma suurte kõrvade pärast, tal on väga suured kõrvad on ju, ja ta seal mängis sellist muidugi pahalast, kes võib-olla tuleb heale poolele üle, võib-olla ei tule. Aga selle kohta oli väga palju sellist kriitikat tema suhtes, aga ta sai väga palju kuulsust selle filmiga tähesõdades ja peale seda on ta teinud fantastilisi rolle, näiteks nagu Marriage Story, mis on väga hea film ja kus ta mängib väga hästi. Ja me hiljuti vaatasime, see on veel 10. meie viimane 10. filmsari selles videos on House of Gucci. Et kui me hakkasime vaatama seda House of Gucci't, siis mõtlesime lihtsalt, see on mingi Netflixi suvaline film. Et ja olgu öeldud, et nii Netflix kui ka paljud teised praegu hästi palju tehakse siis neid autobiograafilisi
filme ja sarju, et see on selline uus, mida autobiograafia on ikka oma jah, biograafia. Et selles mõttes, et noh, võib-olla autobiograafia, kui keegi on kirjutanud ise raamatu, siis selle põhjal jah, noh, võib nii-öelda vist osaliselt. Aga see on väga moodne žanr nüüd ja seda Netflix ja HBO ja teised filmikompaniid lüpsavad täiega. Ja House of Gucci, ma arvasingi, et noh, võib-olla see on selle 5 palli film. IMDb on talle 6,6, aga see oli väga hea film. See oli väga hea film, jah. Ainuke asi, mis selles filmis häirib, on soundtrack. Ja siin on mingid suvalised hitid, lihtsalt, ma ei tea, lihtsalt võeti mingid hitid. Aga kuidagi isegi suutnud see ära rikkuda nagu väga, kuigi jah, tal oli, aga ta haaras kaasa. Haaras väga kaasa. See on Ridley Scotti film. Peaosades on Adam Driver ja Lady Gaga. Lady Gaga mängib seal Patrizia Reggianit. See mängib väga hästi ka. Mängib väga hästi ja Adam Driver mängib hästi ja seal on veel teised suured staarid nagu Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons. Ja see film oli kaasahaarav, ta oli traagiline, ta oli selline eluline, et seda nagu vaatasid ühe hingetõmbega tegelikult ja need näitlejad mängivad ka väga hästi. Väga hästi, jah. Kuidagi, no jällegi oligi, et kui sa usud on ju seda lugu, et see päriselt oligi nii, noh, see ongi biograafiline film. Ja mis on naljakas, et Adam Driver, kes pole Itaalia juurtega üldse, ta on ameeriklane, kellel oli, vaatasin Wikipediast järele, et tal on Iiri, Hollandi, ma ei tea, mis juured tal on, aga ta mängib seal itaalast. Ja ta mängib itaalast ka varsti peatselt linastuvas Michael Manni filmis Ferrari, kus ta mängib siis Enzo Ferrarit. Jälle itaalast ja jällegi film on biograafia, kuulsa inimese biograafia. Nii et Adam Driverist on saanud itaalaste kehastaja millegi pärast. Aga see on hea film, nii et seda julgem soovitada. Nii et mis meil siis siin tuli kokku võetes? Avatar 2, soovitame. House of Gucci, soovitame. Kurbuse kolmnurk, menüü, Glass Onion oma äranägemisel. Ja Eesti filmides siis Eerik Kivisõda pigem soovitame, kui soovitame. Järgmise korrani. Like, subscribe ja kirjutage ka oma filmide soovitusi kommentaaridesse näiteks. Me saame ka midagi head vaadata. Tšau!